Tänases tunnis ma selgitan, kuidas me hakkame siis monteerima intervjuud. Kõigepealt meil tuleb need materjalid importida Premiere Prosse. Seejärel me sünkroniseerime need ja valime kõige paremad osad välja. See tähendab seda, kui me räägime näiteks esimesest rühmast, kes olid, ja need peavad omavahel leppima kokku, mis vastused jäävad sisse. See on just selle mõttega, et kõigil, kes on esimeses rühmas, oleksid ühe samasugused vastused. Et kui me läheme filmima, siis me filmime ühe samu asju. Täpselt samasugune asi puudutab ka teist rühma. Nii, mina laadisin küll teise grupi materjali, aga loogika ja see meetod, kuidas me hakkame töötama, on samasugune. Kõigepealt me töötame Premiere'is, valime parimad osad välja ja seejärel me läheme filmima. Nii, ma pakin selle lahti. Siin on 2 kausta. Samal ajal ma avan siis Premiere Pro, et kui me alles alustasime uue projektiga, siis me vajutame New Project. Siia kirjutame mingi loogilise nime. Ma võin kirjutada näiteks intervjuud ja valin talle asukoha ja panen talle desktopi peale ja kirjutan siia näiteks VME 24 ja teen veel eraldi kausta projekti jaoks. See on selle mõttega, et materjal, muusika, graafika, projekt, kõik oleks ühes kaustas. Et kui me peaksime liigutama kogu kupatust, siis me liigutame seda ühe tervikuna, mitte me ei hakka otsima mööda folderit, kus või üks teine asi on. Üritame hoida ennast rohkem organiseerituna. Nii, great. Natukene kulub aega. Nii, siin ma vajutan skipi. Ja sisuliselt meil on nüüd Premiere Pro, mul unzipisse ära ja siis selle kupatuse 2 kausta ma liigutan siia kausta sisse, siis selle ka. Ja selles kaustas ma teen eraldi kausta materjal. Ja lohistan 2 folderit siia sisse. Sisuliselt mul on folder materjali jaoks, siis on projekti jaoks ja siis siia võin lisada näiteks veel eraldi muusika, sõltuvalt sellele, kui palju te leiate seda muusikat. Nii, ja siia eraldi peaks minema veel ka graafika. Et sisuliselt hetkel meil on 4 kausta, vajadusel võib tekitada juurde. Nii, miks me teeme eraldi neid kaustasi, siis näiteks kui ma ütlen, et palun saatke mulle kogu muusika, mis teil on, siis te ei hakka seda kookima kuskil või leidma erinevatest folderitest, vaid te panete kõik siia ja lihtsalt saadate mulle selle faili, tõstate OneDrive'i ja asi korras. Nii. Nüüd ma tõstan ühe folderi materjali siia Premiere Prosse. Nii, ja tõstan folderisse. Siin on erinevad vaated, ma lähen list view'sse ja annan talle samasuguse
25.09.29. Nii, teen eraldi kaustaga nii-öelda sequence'i jaoks. Üldiselt mina kasutan lühendina sec. Nii. Ja loon siia uue sequence'i. 25 kaadrit sekundis, full HD ja võib siia panna näiteks ma ei tea, mina panen master. Nii, ja panen siia sequence'i folderisse, et kõik nii-öelda multigamiga ükskõik mis sequence'id me paneme siia. Nii. Ma 2 korda klikin selle folderi peale, siis ta avab nii-öelda nüüd tabina ja panen siis nii-öelda thumbnail view'sse ja sisuliselt mul on võimalus näha, mis materjaliga on tegemist. Et tegu on katteplaanidega, see on nii-öelda teisejärguline asi, et kui me oleme nii-öelda sünkroniseerinud kokku ja valinud välja interi osad, siis me töötame juba siis edaspidi ka katteplaaniga. Nüüd tõmban sisse ka teiste kausta, mis puudutab intervjuu filmimine. Nii, siin võivad olla üleliigsed mingisugused asjad, ma need kustutan kohe ära. Ja selle sama folderi tõstan ka kohe Premiere Prosse. Nii, ja need 2 folderid liigutan siia folderi peale ja kirjutan materjal. Nii, samamoodi 2 korda klikan selle intervjuu folderi peale ja panen thumbnail view'sse, siis vaatan, mis siin toimub. Nii. Tõstan kogu kubatuse siia peale ja võtan ühe intervjuu. Nii, ma valin välja selle õpilase. Siis kõik ülejäänud ma võin kustutada ära, sest need ei lähe mul vaja. Siis vaatan hoolikalt, et ma kogemata üleliigse ei kustuta. Nii. Mul on olemas mix, mida me tegime. Siis on olemas suur plaan ja siis on olemas üld. Nii, nüüd ma hakkan otsima plaksu. Üldiselt niimoodi, et kui ma zoomin, siis ma kasutan shortcut'e. Küsimus ka teile, kuidas teie zoomite siin nii-öelda sequence'i sees timeline'il? Mida te kasutate? Kas te kasutate seda alumist riba või teil on olemas selleks mingisugune teine shortcut? Kuidas? Alt, jah. Et iseenesest see on võib-olla natukene töötu kogu aeg hiirega edasi-tagasi käia, siis mina olen määranud endale shortcutideks järgmised nii-öelda klahvi kombinatsioonid. Olen siis Ctrl-Alt-K, see kutsub välja nii-öelda shortcuti nii-öelda akna ja siin samas ma leian zoom, zoom in, zoom out ja siis zoom to sequence. Ehk siis ma saan selle shortcuti määrata niimoodi, et kui siin peaks olema mingisugune shortcut, ma kustutan selle ära, lihtsalt vajutan siia peale ja ristikene. Ja siis määran uue, lihtsalt vajutada siia ja nüüd shortcut, nii, ja siis järgmine, nii. Ja zoom to sequence, selle kustutan ära ja 0. Mul on nüüd zoom in, zoom out, zoom to sequence. Vajutan OK. Ja sisuliselt on nii. Zoom in, zoom out
ja kui ma tahan korraga näiteks kogu seda timeline'i näha, siis zoom to sequence tähendab seda, et ta kohe läheb nähtavaks terve timeline'i peale. Nii, ma kustutan need tühimikud niimoodi, et ma võin vajutada siia tühja koha peale, delete, või siis teine võimalus on, ma selekteerin kõik Ctrl-A-ga või siis hiirega selekteerides ja lähen siia sequence ja close cap. See lööb kohe kokku kõik tühjad kohad, mida ma selekteerisin. Nii, nüüd minu ülesanne on see, et mul oleks vaja sünkroniseerida kõik need 3 kaamerat ja ma vaatan, kus on see plaks. Nii, ma näen ka heliriba järgi, et siin toimus plaks ja ma vajutan selle või selekteerin seda faili ja vajutan siia M. Nii. Täpselt samamoodi siin. Ma näen kohe seda helipiiki. Klaviatuuril vasakule ja paremale see nool, meil on võimalik liikuda ühe freimi kaupa. Nii. Ja nüüd ka siin ma saan aru, et tegelikult selle heliriba järgi meil on võimalik aru saada, kus on see plaks. Nii. Vajadusele ma võin värvida ka need kõik eri värvi. Selekteerin selle faili ja parem hiire klikk, label ja näiteks yellow. Täpselt samamoodi selle. Nii, nüüd mul on vaja tõsta nad üksteise peale. Mul on võimalik selle timeline'i teha suuremaks, kui ma tõstan selle siia lohistates. Või siis teine võimalus kiiresti suuremaks teha on see, kui me vajutame siia nime peale. Nii. Üldiselt, kui me selekteerime faili, siis ta automaatselt selekteerib nii videot kui ka audiot, aga meil on vaja praegu eraldi selekteerida video ja eraldi audio. Siis ma vajutan Altiga ja video peale ja tõstan ta ülesse. Alt ja tõstan ta alla. Kui te hakkate seda liigutama, siis olge ettevaatlik, et ei lähe mingi külje peale, sihukest asja ei tee. Siis ta läheb sünkroonist välja. Nii, Ctrl-Z, Alt ja siis ülesse. Ehk siis meil peaks moodustama sihukene trepp. Nii, siis lähen üksteise peale. Ma tegin markerid selle jaoks, kui mul on see snapping sees. See aitab mul paremini nagu sünkroniseerida, et kui ma liigutan, siis ta juba nagu laseb mul snappida. Nii. Nüüd ma kontrollin, kus on see õige heli, ehk see puhas heli. Tere, minu nimi on Aaro ja ma õpin Tallinna. Ja tundub see olevat puhas heli, ma kontrollin igaks juhuks ka järgmisi. Kui ma heliriba peale ei näe mingisugust heli, ta on küll olemas, aga ta on liiga väike, siis ma teen järgmise asja. Parem hiire klikk, gain, leian üles, audio gain ja siit esimesena valides välja, panen näiteks 25, tunde järgi panen, seni kuni see helinivoo läheb päris kõrgeks. Mis on neid ei ole? Ei, tundub, et see on ikkagi tausta heli. Vaatan järgmisena. Nii, tundub olevat, et see esimene on siis puhas heli ja sellega me töötame. Nüüd ma selekteerin kogu selle kupatuse, parem hiire klikk ja panen ta neistingusse. Nüüd ma kirjutan siia intervju ja okei. Nüüd, mida me tegime, on see, et me kõik videofailid tõstsime
ühte folderisse, ühte sequence'isse ja nüüd seesama sequence on vaja konvertida multicamiks. Ma lähen nüüd sellest vaatest, kus meil on kõik teha välja ja vajutan selle sequence'i peale parem hiireklikk, multikaamera ja enable. Nii, sisuliselt me sequence'is tegime nii-öelda multicami sequence'i, aga meil on vaja lülitada see režiim ka sisse. Selle jaoks me program monitoris, mitte source monitoris. Lähen siia ja teen natukene suuremaks selle program monitoris. Siin all paremal nurgas on plussike ja siin me võtame selle nii-öelda toggle multikaamera view, selle ikooni ja tõstame ta siia. Nii, mul ta on juba olemas. Kui te nii-öelda pole eelnevalt seadistanud seda Premiere Pro'd, siis teil ei pruugi ta ka olla. Nii, vajutan OK. Nüüd vajutan siia peale. Meie ülesanne on see, et me peaksime kontrollima, kas nii-öelda kõik need videod, mida ma sünkroniseerisin, on ka päriselt sünkroonis. Ma vajutan esimese heliribale ehk siis on soolo, et me kuuleme ainult puhast heli ja panen käima ja vaatan kõiki neid 3 kaameraid. Mul on natukene arvuti uimane, et siis siir veidikene läägib. Nii. Tere, minu nimi on Aaro ja ma õpin Tallinna Polütehnikumis visuaalmeedia erialal. Kus tunned, et kool valmistab? Ma arvan, et see kool valmistab meid väga hästi ette. Siin on piisavalt teooriat ja praktikat. Nii, tundub olevat, et kõik on ilusti sünkroonis, et sellega ei ole muret ja ma jätan ainult puhta heli ja ülejäänud 2 tükki ma kustutan ära. Nii, ja vajadusel üldse ma võin teha niimoodi, et nad omavahel linkida. Selekteerin need 2 faili, audio ja video ja siis seejärel parem hiireklikk ja link. Nii, see tähendab seda, et kui ma selekteerin videofaili, siis mul on nad kõik üheskoos ja ma saan need liigutada. Kui ma oleks seda teinud, siis ta oleks töötanud pigem niimoodi, et ma selekteerin, võtan sellest kinni ja võin kogemata liigutada seda ära. Nii, ma panen Ctrl-Z. Nii, minu järgmine ülesanne on pidada nõu kõik, kes olid minu meeskonnas. Et me valime kõik ühiselt ühed vastused. Siis oletame, ma hakkan kuulama, et ma lülitan praegu hetkel selle multikaamera režiimi välja. Meil ei ole mõistlik praegu teha üldse multikaamerat, sest kui me kustutame kõik ebavajalikud vastused ära, siis me ei kuluta nende peale aega. Me töötame ainult nende vastustega või me teeme pigem või vahetame nii-öelda nendel vastustel kaamera ühe ja teise peale, mis osutusid välja valituks. Niimoodi me säästame enda aega. Nii. Ma hakkan kuulama. Tere, minu nimi on Aaro. Nii, tere, minu nimi on Aaro. Selle võib tegelikult panna. Nüüd ma korra kutsun ühe tööriista välja ja panen ta siia. Natukene arvuti uimerdab. Nii, no mine. Ja liigutan ta siia. Nii, üldiselt ma olen päris veendunud, et me kõik oleme harjunud töötama Razer ja nii-öelda selle selection tooliga. Siin on meil 2 nii-öelda moodi, et keegi kasutab nagu shortcut'e ja teine on siis see, kes lihtsalt hiirega pidevalt läheb siia peale. Nii, me lõikame ja puhastame. Nii, tegelikult see on iga kord alati 2 sammu. Ma näitan praegu mõningad sammud või vabandust, ma näitan mõningad shortcutid, mis kiirendavad meie tööprotsessi. Sest praegu 2 korda niimoodi vajutates ei ole mingisugust probleemi, aga kui me hakkame iga kord niimoodi
Razeri peale vajutama ja kustutama. Ja niimoodi, siin on juba 4 sammu, see võtab õudselt palju aega. Nii, ma näitan mõningad shortcutid siis, mida peaks nagu muutma. Esimesena leiame Add Edit. Mina panen see peale. Ja okei, mida see teeb? Seal, kus on nii-öelda see sama timeline indikaator, see sinine joon, sealt hakkab lõikama, vajutades nii-öelda C-tähe. No siin on meil. Nii. Et meil ei ole vajutada või vahetada neid shortcut'e nii-öelda, mis siin olidki. Siin on V-täht ja siin Razer tuuri peal hetkel ei ole. Et me ei pea siis nii-öelda shortcut'idega vahetama, et meil piisab, kui me lihtsalt vajutame C-tähe ja Add Edit. Järgmine step nii. On nii-öelda to play head. Nii, ja leiame siit siukest asja nagu Ripple Trim Next Edit to play head ja siis Trim Next Edit to play head. Sisuliselt, mida ma teen, on see, et ma lihtsalt vahetan Shift V panen siia ja see tavalise V panen siia. Lihtsalt ma olen harjunud niimoodi töötama. Nii. Shift V. Siis ta karjub, et kuskil siukene shortcut on olemas, aga pole hullu. Nii, siia panen V. Ja siia ma kirjutan Shift Q. Ja siis siia lihtsalt Q. Ehk siis mul on 4 shortcuti, Shift ja 2V, siis lihtsalt tavaline 2V, Shift ja Q ja siis tavaline Q. Ja nüüd ma korra näitan, mida see teeb. Kui mul on tehtud cut, siis siin ma ei pea enam tegema cut'i, vaid ma vajutan Q. Ehk siis mida ta teeb? Ta viib selle lõigatud osa, see previews, siia poole. Kui me oleks lõikanud niimoodi, siia cut, siis me peame kasutama next ja see on 2V. Nii, aga järgmine nii-öelda samm sellest, mis oleks kiirem. Ma vajutan siia cut'i ja nüüd ma ei vajuta nii-öelda trim to nii-öelda previous edit, vaid ma vajutan Ripple Trim ja see on nii-öelda Shift Q. Mida ta teeb? Ta viib selle siia ja kui on tekkinud tühimik, ta viib selle kokku. Nii. Ja nüüd ma kasutan 2 shortcut'i, see cut ja Shift Q. Sisuliselt nivoo järgi ma saan aru, kus on nii-öelda küsimus-vastus. Ja nüüd läheb tunduvalt kiiremini. Selleks on vaja natukene nii-öelda harjutada kätt, et ta kuluks nii-öelda lihasmällu. Ja nagu näha, ma säästan õudselt palju aega. Nii, natukene uimerdab. Nii. Ja oletame, siis siin ma lihtsalt võin vajutada nii-öelda 2V. Nüüd mul on kõik vastused olemas ja oletame, kui mul oleks vaja lükata selle kokku või eemale, siis siin on 2 võimalust. Kas me siis lihtsalt siia tüha koha peale nii-öelda vajutame hiirega ja delete või siis meil on võimalus, kui me läheme, valime shortcut'i, towards, vaatame korra, selection, korra vaatan, kas ma leian selle. Track select forward, võt see.
Nii, tracks select forward tool. Mul on see A tähe peale pandud. Nii, okei. Mida see teeb? Mul on võimalik sellega kiiresti, seal kus on see timeline indikaator, vajutades A, tekib uus tööriist ja kohe lükata selle eemale. Ja samamoodi siin. Siin, vajadusel. Nii. Et meil ei ole nagu alati tarvis, oletame, kui me oleme zoominud sisse, meil ei ole tarvis zoomida välja, selekteerida ja siis tõsta selle kaugemale. Me võime ka zoomituna sisse A täht ja lükkama selle eemale. Tunduvalt mugavam. Nii. Ma kustutan need tühimikud ära kiiresti. Sequence close cap. Ta lööb kohe kokku. Nii. Nüüd mul on jäänud ainult siia vastused. Siis ma üritan leida huvitavad vastused, mis sobivad ja mis on ka reaalne filmida. Ja näiteks oletame, see vastus mulle ei sobinud. Siis ma selekteerin selle, panen hiire klikk ja enable. See lülitab selle välja. See tähendab seda, et mulle see vastus ei meeldi. Siis igaüks leiab selle õige vastuse, mis talle parasjagu sobib. Nii, parem hiire klikk, võib-olla see ka ei sobi. Praegu ma panen huupi, seda tegelikult peaks igaüks kuulama ja enable. Nii, leian selle üles korra siit. Üldiselt ma armastan kõik asju panna shortcuti peale. Uuesti Ctrl K, leian enable ja panen ta F4. Mul on ta juba olemas. Nii, okei. Ja nüüd lähen edasi. F4, näiteks see ei sobi. F4 ja näiteks need kaks ka ei sobi. Mõte seisneb selles, et kogu video peaks olema kuskil 2-3 minutit. See tähendab seda, et me peame panema sinna graafika vahele näiteks ka muusikapuhvrid. Ja näiteks muusikapuhver tähendab seda, et mingisugused katteplaanid jooksevad lihtsalt muusikasse ja siis hakkab interi osa. Nii, ja kui mul on valitud välja, siis ma ütlen või pean nõu teiste meeskonna liikmetega, et mis vastused mulle meeldisid. Et see tere ma vastuseks ei loe, alates siis siin, kus ta siis hakkab juba pikalt rääkima. Siis ma ütlen, mulle sobis 2, 4, 6, 7 ja kui teiste meeskonna liikmetega täpselt samasugused kas või ühega kattub, see tähendab seda, et me siis jätame selle vastuse sisse. Kui ma ütlen näiteks, et mulle sobib esimene ja mitte kellelgi ei ole esimest, siis järelikult ta ei ole ka üldse huvitav ainult sinu jaoks ja üldmassi jaoks ta ei ole ja me ei jäta selle sisse. Nii, see on siis praegu teie ülesanne ja tegutsege. Peale seda, kui kõik on välja sorteeritud, märgistatud ära, siis me asume filmima. Ja mul on juba eelnevalt filmitud teise rühmaga ja nüüd me tahaks siin läbi käia ja natukene analüüsida. Nii, ma panen nad järjekorda, lihtsalt lähen list view'sse ja siia nime peale 2 korda võtan peale, siis 593 on kõige üleval ja see on alg fail ja siis lõppfail on siis siin lõpus. Nii, ma selekteerin selle ära ja lähen lõppu. Nii, ja panen ta siia selle lehekese peale. Ta automaatselt loob meile selle sequence'i. Nii, ma vaatan, mis siin toimub. Läheb natukene aega. Nii, tahaks mainida ka seda, et kui me võtame mingisuguse kaamera, siis me peaksime kontrollima ta sensori. Siin alguses
on nii-öelda praht ja siin on nii-öelda mingisugune mustus peal. Kui te ei kontrolli ja ei puhasta selle sensori ära ja filmite mulle nii-öelda kogu kupatuse, siis ma lihtsalt pärast saadan tagasi. Ma ei saa vastu võtta tööd, kus on nii-öelda siin igasugune mustus peal. Praegu nii-öelda see pilt on tume. Kõiki neid nii-öelda mustusi pole näha. Ma panen ta korraga heledamaks, ma vaatan, mis saab siis olema. Nii lükkan selle siia. Nii. Siin on mustus, siin on mustus, siin on mustus, siin on mustus. Noh, ütleme, kui need ei ole niivõrd märgatavad, siis see on vägagi näha. Nii. Peale seda, kui on puhastatud, siis me saame asuda filmima. Ja nagu näete, siin on juba puhastatud sensor ja siin ei ole mingisugust probleemi. Nii, mida ma siis hakkan järgmisena tegema? Mul on vaja lülitada mõningad asjad sisse. Esiteks sequence ja selection follows playhead. Mida see teeb? Et seal, kus on see timeline indikaator, ta automaatselt highlightib, ehk siis te ei pea selekteerima seda pidevalt. Näen siia, highlightib. Teine asi on see, et meil on vaja pidevalt tõsta ülesse ja me kasutame selle jaoks shortcuti. Nii, vaatame. Kui ma leian selle üles, vist nudge, clip. Nii. Siin on nii-öelda alt ja up. Mina armastan panna nii-öelda ühe shortcuti alla ja ma panen selle number 1 alla. Ehk siis see number 1, ehk siis hüüumärk, see, mis asub nii-öelda teksti klaviatuuri peal. Seal on ka nii-öelda numbrid. Ja siis ma vajutan siia. Ja noh, nii 1 ja okei. Ta annab mulle nii-öelda väikse nii-öelda hoiatuse, et teil on siin mingisugune shortcut, aga ei ole midagi hullu. Kui ma vajutan siia 1, siis ta lihtsalt kirjutab selle üle, ongi kõik. Nii. Mis siis see teeb? See teeb see, et kui näiteks mul on highlightitud ja ma vajutan 1, siis ta tõstab kohe ülesse. Nii. Mul on juba add edit lisatud. C tähe peal. Ja nüüd ma hakkan liikuma. Ma võin seda nii-öelda läbi vaadata kogu materjali nii-öelda lihtsalt play vajutates rahulikult. Liigume. Või siis teine võimalus on see, et kui ma olen juba piisavalt kogenud, ma võin niimoodi käia ja näiteks vajutan C tähe, edit, siiani, edit ja siis lähen siia selle koha peale ja 1 ja kiiresti niimoodi käin läbi. Et selles mõttes te võite ka rahulikult käia ja valite nii-öelda kõige parimad kaadrid siit välja. Nüüd ma selgitan, kuidas me seda kogu protsessi filmisime. Kui jutt käis intervjuus näiteks üldisest jutust, näiteks, et ta õpib siin koolis, siis me võtsime mõningaid plaane, kuidas ta saabub kooli. Ja me ei filminud lihtsalt 1 või 2 kaadrit, vaid me filmisime neid ühest kohast hunniku. Just selle mõttega, et meil oleks nagu piisavalt materjali, millega töötada. Kui me oleks filminud siin 2 katteplaani, siis meil oleks isegi valiku võimalust, mille vahel nagu valida. Nii. Zoomin sisse. Nii, siin ta nii-öelda kõnnib sisse. Ja tegelikult ma ootan, kuni uks läheb peaaegu kinni. Nii. Lähen edasi. Siin on katse 2. Nii. Ja meil on tegelikult siin ka tehtud siukene fookuse mäng, et kui me vaatame rahulikult läbi, alguses fookuses siin ja siin on nii-öelda udune.
ja kui ta saabub, siis me vajutasime nii-öelda selle kaamera ekraani peale, ta on touch, puutetundlik ja siis fookuse panime sinna. Nii, liigun edasi. Nii, siis on siukene nurk. Siis me võtsime ka gimbaliga. Selles mõttes need kaadrid võivad olla ka staatilised. Selles mõttes, kui te lihtsalt filmite statiivi pealt. Mina hindan pigem seda, et oleks puhas, ei värise, kui see, et on mingi selles mõttes kuidagi kunstlikult filmitud ja kogu see aeg väriseb ja häirib. Nii, liigun edasi. Siin me filmisime gimbaliga niimoodi, et see oleks nagu liikumisega. Siin oli natukene võib-olla halvasti filmitud, aga iseenesest mõte on hea. Kaamera või siis see gimbal liigub nii-öelda näitleja suunas. Siin on uus katse, vaatame. Ja natukene suunab ülesse. Ehk siis tegelikult meil on võimalus valida. Nüüd, kas me kasutame üldplaan ja siis see kooli silt või üldplaan ja siis see, kuidas ta tuleb. Nii, läheme edasi, vaatame, mis siin toimub. Siin ei ole midagi. Nii, järgmine nii-öelda koht. Nii-öelda läbi klaasi. Et kaader on iseenesest huvitav, kui tal on mingisugused kihid, leierid. Alguses ma pakkusin, et me filmime nii-öelda siit kohast ja siis õpilased pakkusid välja, et võib-olla filmime siit, siis siin on nii-öelda puhtam pilt, et siin eelmises oli nii-öelda see segav faktor, mingisugune plakat. Nii. Ma ei hakka seda kasutama. Nii, siit. Siiani. Nii. Liigun edasi. Nii. Siin meil läks mitu korda nii-öelda aia taga, sest keegi tuli pidevalt sisse. Siis vaatame, võt siin alustame siit. Ja siit. Nii. Mis eesmärgil me seda sorteeringut teeme? Kui me lõpuks valime välja kõik head klipid välja ja neid võib olla tunduvalt vähem, siis on hästi palju praaki võib olla, siis me kõik need ebavajalikud klipid kustutame järgmises sequence'is ära ja jääb ainult nii-öelda puhtad kaadrid. Et meil on mõistlik töötada nii-öelda või valida välja puhtaid kaadreid ja neid vaadata, kui kogu aeg kerida siin timeline'il koos selle nii-öelda musta materjaliga, mis ei ole kõlblik. Ja niimoodi silm üsna kiiresti väsib ära. Nii, siis siin me filmisime ka nii, ta on siin natukene blurris. Nii. Nii, vaatame korra, kuidas see... Siin oli gimbaliga töö. Siin tekkis see probleem, et mõnes kohas tuleb white balance panna manuali peale üle. Siin ta oli auto peal ja probleem tekkis, et kui ma hakkasin liikuma või siis õpilane liikus, siin algul oli enam-vähem neutraalne, siis teatud hetke pärast hakkas kollaseks minema, vabandust, lillaks ja punaseks. Nii. Vaatame siit. Võib olla täitsa staatiline. See on ka täitsa okei, ei pea alati liikumine olema ja see töötab päris hästi. Nii. Kui on staatiline pilt kaadris, siis peab kindlasti jälgima see, et inimene või siin mingisugune tegevus toimub, et oleks veidikene dünaamikat. Nii, siis siin on gimbaliga, ta tuleb, lehitseb. Nii.
siin on täpselt samamoodi. Pigem filmida rohkem neid teike, kui sul tekib probleem, et sul ei ole millegagi monteerida. Siin tuli sisse, filmime uuesti, uus nurk. Nii, siin kogemata jäi kaamera sisse. Nii, nüüd ma võtsin suuri plaane. Väga oluline on see, et me ei võta ühest kohast ainult ühe samu plaane. Üldplaan, keskplaan, suurplaan. Rohkem nurki, rohkem suurusi ja kõik on väga hea. Nii. Nii, ma võtsin veel suurema plaani siit. Ainukene nüanss on see, et jälgige siis nii-öelda 180 kraadi reeglit. Et kui ma filmisin ühelt poolt, siis tegelikult see on nüüd teisel poolt. Iseenesest mind praegu see ei häiri, aga oleks õige, et me filmime just siit poolt ka. Et kui on siin, siis ta jääb nii-öelda ühte poolt selgem. Nii. Intervjuus oli siukene koht, et ta rääkis, kuidas tal on hea olla siin koos sõpradega ja me filmisime siin stseeni, kus ta jääb juttu. Täpselt samamoodi, pange tähele, siin on mingisugune kihtleie, esimene layer, teine layer. Nii, siin on lihtsalt kogemata pandud salvestama. Nii, siin on tehtud fookusmäng. Algul ta vestleb tütarlapsega. Nii. Ja kui ta pöörab selle näo tema suunas, siis fookus läheb tema peale ja tema hakkab rääkima. Nii. Siis siin on mingisugune juba teine koht, lokatsioon. Võib ka olla täitsa staatiline. Siin on liikumine gimbaliga. Sest gimbaliga tuleb osata töötada, see ei ole nii, et sa võtad selle pihku ja ta teeb sisuliselt töö sinust kõik ära. Sa pead ise oskama ka stabiilselt liikuda. Nii. Siis on jällegi huvitav nurk, layerid. Juba natukene midagi teistmoodi. Siis on ka kohe sellest samast kohast võetud suur plaan. Ma filmin mingi 4-5 sekki, et ma saaksin pärast nii-öelda panna mingi huvitava koha. Näiteks ma võin niimoodi filmida, et siin ta ei räägi ja siis üks moment hakkab rääkima, et siis võib-olla ma valin pärast nii-öelda selle rääkimise koha. Nii, siis on siit üle õla natukene filmitud. Siis on jällegi mingisugune layer. Siin on layer, et see tekitab nii-öelda kaadris sügavust. Nii, vaatame kas... Aha. Nii, siin on kogemata salvestama pandud. Nii, nüüd me oleme stuudios. Ta räägib, et siin on nii-öelda erinev tehnika ja siis ta lihtsalt jalutab. Võtame jälle suure plaani. Võib teha nii, et siin on panoraam alt ülesse, siis on lae alt filmitud siukene nagu turvakaamera efekt. Pärast võib see lõppmontaažis selle efekti peale panna. Näiteks siin gimbaliga läheb peegli suunas. Okei, see ei õnnestunud. Siit ma vaatan korra. Nii. Võtan selle osa.
Nii, siin on niisugune efekt, et tundub just kui ma filmiks teda, et ta on nii-öelda kaamera ees, aga tegelikult siit läheb välja ja jääb mulje, et on nüüd kaamera taga. Nii, siin on lihtsalt tavaline staatiline plaan. Mul oli nii-öelda võimalus filmida ka siit suunast, et siis filmida nagu nii, et taga taustal on sein, aga ma valisin nii, et siin on nagu layerid ja tekitab rohkem sügavust. Nii, siis õpilased filmisid ka iseseisvalt, kuidas ta liigub mööda kooli, ta mingisuguse koha. Nii, siis on siit, kuidas ta vaatab aknast välja. Ja siin on natukene, ma ei saa päris hästi aru, et ma võin ta jätta nii-öelda montaaži sisse, aga ma päris hästi ei saa sellest mõttest aru, et mis mõttega see on filmitud. Et see kaamera liigub natukene arusaamatult. Nii, siin on okei. Nii, ja siit ta läheb välja. Siin on lihtsalt nii, sellest ma lähen mööda kohe julmult siit ka. Nii, siis siin on natukene halb, kui ta kõndis, siis on väikene nõks siukene imelik ülesse. Ta peaks olema tegelikult veits sujuvam. Nii, panoraam alt ülesse. Aga siin on see probleem, et kui ta läheb üles ära, siis ta peaks jääma ikkagi kuskil võt siin seisma. Mitte ta ei lähe nagu imelikult üles, et ma ei saa tegelikult seda kaadrit kasutada. Nii, vaatame, mis siin edasi on. Nii, panoraam alla. No, iseenesest hea kaader, aga ma ei filmiks, kus on nagu siukene korralagedus juhtmed laiali. Nii, vaatame, kas ta läheb üles või jääb seisma. Ja tegelikult ma võin ka siukse kaadri staatilise võtta, kus on lihtsalt näha, et on kaamera taga. Nii, võt nii, see on juba palju parem kaader. Nii, liigume edasi. Siin ta näitab, et just kui töötaks arvuti taga. Klõbistab. Tegelikult siin oleks hea, et kui mingisugune tegevus oleks ka ekraani sees ja teine asi on see, et siin on keegi taga taustal, et pilt võiks olla puhtam. Nii. Siin ta töötab selle ekraani taga. Meil on natukene juba jäänud lõpuni. Siin liigub natukene kaootilist. Mõte on hea, et me filmime ta üldplaanis. Siin ei saa mitte midagi aru, mis toimub. Nii. Ja nüüd võrdleme kahte plaani. Siin on õpilane filmitud ja siin on filmitud siis minu kaader. Siin on ta natukene ära raiutud. Ei saa päris hästi aru, et okei, no hea on see, et siin on ilusti ta sees, ekraan on kuidagi ära raiutud ja siis ka inimene. Mul on filmitud niimoodi, et kõik on nagu kompositsioonis. Nii, siis üle õla. Võib ka siukse nurga võtta kahe ekraani vahelt. Ja siis siit ka. Nii, nüüd meil on sorteeritud kõik nii-öelda sobivad kaadrid ülesse ja mida ma teen, on see, et ma selle sequence'i tõstan siit välja. Panen siia näiteks B-roll 1 ja tõstan ta sequence'i sisse. Teen sellest koopia.
siia 2. Tõstan ta siia sisse, teen selle lahti ja nüüd väikene tähelepanek, ma selekteerin hiirega videosa ja Shift Delete. Sisuliselt ta lööb kõik nii-öelda alumise rea ära ja kustutab ka tühimikud. Et nüüd meil on nii-öelda puhas sequence, kus on ainult sobilik materjal. Ja selle Ctrl-C me võime tõsta ka siia, Ctrl-V. Tõstan selle natukene laiemaks. Aldiga võides selekteerin audiofailid ja siis tõstan selle ka alla. Nii. Ja nüüd ma saan sisuliselt ka selle värvida teiseks labeliks. Näiteks võtame selle. Ja nüüd ma saan siia tõsta kõik need failid. Tegelikult ma võin ka kustutada audiofailid, kui mul seda juhuslikult ei lähe vaja. Nii, ja nüüd ma saan monteerida. Veel viimase asjana on see, et tegelikult kuna meil hetkel praegu puuduvad küsimused, me ei saa päris hästi aru, mis küsimusele ta vastab. Siis me peame looma mingisuguse montaaži ajaks mingisuguse graafika või teksti, et me saaksime aru. Näiteks Ctrl-D vajutan siia teksti peale ja kirjutan lihtsalt siia graafika ja küsimus. Nii, see võib olla kuskil 3 sekundit. 1, 2, 3. Teen selle lühemaks, tõstan selle ka keskele. Ma võin teha ka niimoodi, et siin selles muudan selle joondumise keskele ja panen ta siia. Nii. Ctrl-X ja nüüd, kui ma tahan siia 2 selle vahele, siis ma ei pane Ctrl-V, ei kopeeri seda, vaid Ctrl-Shift-V. Eks mis ta siis teeb, on see, et ta kopeerib siia graafika vahele ja järgmise klipi nagu liiguta edasi. Ja täpselt samamoodi teen teistega ka. Et kus on küsimus. Et kui vajadusel võin ka hoida nii-öelda Shifti, siis ta paremini snapib. Järgmisena, kui meil on nii-öelda kogu materjal sorteeritud, siis me hakkame juba lisama katteplaanid ja graafika ja muusika. Ma siin juba eelnevalt olen alalaadinud paar audiotracki ja lisan ta ju Premiere Prosse ja selekteerin kõik need audiod, siis tõstan ta siia teise tracki peale, Premiere klikk ja audio gain ja panen siis kuskil -26. Nüüd ma saan vaadata, missugune muusika sobib. Kestavad võib-olla korrates järgmiseks tunniks, kui on midagi tulemas seal. Nii, see isegi on täitsa kõlblik, lisan selle alla, F4, lülitan selle korraks välja, võtan seda. Tõenäoliselt juurde ka mingid mugavuskohti, kus ja ma õpin Tallinna, nii et see on kõik, mis on vaja selleks. Nii, okei, see võib-olla ei olnud kõige parem, lähen edasi. Väga mugavad sel reedesel päeval ja see on hästi rahulik tund. Iseenesest huvitav track küll, aga see ei sobi antud konteksti. Ja viimane. Näiteks arvuteid on mõnes kohas puudu ja lisaks tõenäoliselt juurde ka mingid mugavuskohti, kus aega veeta. Nii, see ka ei ole kõige parem, et esimene tundub olevat kõige sobivam. Nii, siis järgmisena ma hakkan lisama siia küsimusi. Nii, graafika küsimus, ma korra kuulan, mida ta küsis. Valmistab sind hästi. Just tundub, et kool valmistab sind hästi ette tulevikus. Nii, küsimus on teada. Nüüd ma After Effectsis
tegin animatsiooni, see animatsioon on üsna lihtne. Hall taust, tekst, ehk siis küsimus ja natukene võbeleb. Nii, ma salvestan selle ära. Nii, ja selle sama After Effectsi faili ma tõstan Premiere Prosse. Nii, küsimus, komp. Selle panen sequence'i kausta ja panen siia. Nii. Nüüd meil on siukene küsimus. Ma arvan, et Nii. Ja nüüd hakkan monteerima. Esiteks ma lõikan selle sisse hingamise ära. Aldiga selekteerin ainult audiofaili. Nii. tere, Siit ma lõikan selle tühjuse ära. Siit ka. Siis ma liigutan kogu selle projekti ettepoole. Nii, siis ma pean panema midagi siia ette. Ma võin teha praegu siukse musta montaaži. Selle tõstan ülesse. Siis ma vaatan, missugused siis polutehnikum. Nii, 2 need faili ma panen ette. Ja alustan selle siit. Võib-olla isegi natukene varem. Nii, nüüd kuna ma näen, et siin kaadris ta ei ole veel jõudnud nii-öelda ukse juurde, siis järgmises kaadris ma pean jätma väikest õhku. Nii, siin nii palju. tere, minu nimi on Aaro. Nii, tõstame selle natukene edasi ja muusika siia. Need kohad, kus intervjuud pole, siis seal ma tõstan muusika ülesse. Nii, pane näiteks -5 peale. tere, minu nimi on Aaro ja kui muusika mängib ainult ühes kõrvaklapis, siin selles audio track mixeris, ma panen selle 0-iks ja selle 0-iks. Helipanoraam läheb keskele. tere, minu nimi on Aaro ja ma õpin Tallinna Polütehnikumis visuaalmeedia erialal. Nii, siis küsimuste kohtadele ma teen lõiked ja siis sulatused ka. Nii, ja siia panen -5. Et mul on shortcut määratud nii-öelda audio transitionile, et transition ja apply audio transition, Alt-T. Ma arvan, et see kool valmistab meid väga hästi ette. Siin on piisavalt teooriad. Võiks tõsta nii-öelda helinivooga üles intervjuul. Siia praktikat. Mingi, Ja just. ma arvan, et kui see on 12, siis paneme kõigile 12. Praktika ongi see asi, mis kõige parem. Siis ma lõikan kõik need kohad ka ära. Ma teen niimoodi, et selle videotracki ja audiotracki ma võtan maha ja siis teen siia kiiresti lõikad. Oi. Kuna Premiere Pros ei ole võimalik valida korraga nii-öelda kõik audio transitionid ja määrata neil pikkuse, siis ma lähen edit, preference, timeline ja siin panen seconds ja panen 3 sekundit. Okei. Ja nüüd, kui ma selekteerin kõik ja Alt-T, nüüd on korraga kõik lisatud ja siis ma saan kõik nii-öelda, kus on graafika, selekteerida audio tracki ja mul on shortcut määratud audio gain'i peale G-täht ja -5. Nii.
Tegelikult mulle tundub, et 3 sekundit on üsnagi pikk, ma arvan, see võiks olla vist 1 sekund. Ma muudan natukene ümber. Nii, 1 sekund. Okei, ja nii, nüüd on parem. Siin on meeldivad inimesed, siin on piisavad vahendid selleks, et... Nii, siis ma lisan ka siia graafikat, teen kiiresti Ctrl-Shift-V, 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 Ctrl-Shift-V ja siis uuesti viimasena. Ja siia lõppu tuleb siis ükskõik mis graafika logo või nii, selle ma kustutan ära, selle pikendan ja siin ma kiiresti lõikan. Nii, selekteerin Alt-E. Nii, siis lisan iga graafika kohale ka heli nivoo ülesse. E-5. Nii, nüüd on olemas. Ainukene asi, nüüd ma pean tegema järgmistele küsimustele animatsiooni ka. Nii, vaatame, mis küsimus siin oli. Panen siia korra soola. Alust. Kas koolikeskkond motiveerib sind õppima? Kas koolikeskkond motiveerib sind õppima? Nii, teen sellest After Effectsis koopia. Te võite ükskõik kus YouTube'ist vaadata õpetust text animation ja siis selle põhjal teha kuskil nii-öelda animatsiooni, kas Premiere Pros või After Effectsis. Nii, teen koopia. Siis teen lahti ja panen selle number 8, see number 9. Nii, ja mis küsimus seal oli, läks meelest korra? Kas koolikeskkond motiveerib sind õppima? Nii, kas koolikeskkond motiveerib sind õppima, küsimärk. Nii, siis ma korrastan seda. Selle panen siia. Nii, vajutan tühja koha peale ja vaatan selle align keskele, nii. Salvestan ära. Tõstan uuesti After Effectsi Premiere Prosse. Ja number 2. Nii, see läheb siia. Võib teha niimoodi, et kui intervjuu algab, et see graafika ei lõppe kohe, vaid ta läheb natukene peale ja siis tuleb väikene sulatus peale. Nii. Vaatame. Paneme muusika käima. Siin on meeldivad inimesed, siin on... Nii, ainult selle tühjad kohad ma natukene kropin. Nii, lisan ka kogu intervjuule algusesse lõppu väiksed heliveidid, sulatused, et ei hakka kohe nagu paugust pihta, sest tundub, et seal võib olla väikene müra, et siis väiksed sulatused aitavad kaasa. Nii, teeme siis edit, preferences, timeline ja lisame siia 3 freimi. Nii, selekteerin ära, Alt-E, kõik. Nii, ja nüüd vaatame, kuidas meil tuli välja. Tere, minu nimi on Aaro. Nii, ma kuulen hetkel väikest nii-öelda müra, siis ma lisan ka audiotrackile tavaliselt esimesena noise reduction
nii, denoise. Teen selle vähemaks, sest muidu jääb mulje, et tema hääl on nagu purgis. Ja järgmisena lisan ka multiband kompressor, see aitab ühtlustada heli. Ja vaatame, kas see aitab. Lisan broadcasti preseti. Minu nimi on Aaro ja ma Ainult nüüd ma pean selle helinivoo natukene alla laskma, näiteks 5 peale. õpin Tallinna Polütehnikumis visuaalmeedia erialal. Nii, kuna siin hakkas järsku alla vaatama või silmad kinni panema, siis ma panen juba see graafika siit ja lasen niimoodi siia peale. Ja selle ma lasen siia, niimoodi suletuse alla. Ma arvan, et Nii, kui katteplaanid on paika pandud, graafika on paigas, siis tegelikult me võime viimasena jätta ka multicam'i. Nii, siia me lisame üldplaani. tere, minu nimi on Aaro ja ma õpin Tallinna Polütehnikumis visuaalmeedia erialal. Selle me jagame pooleks. Hetkel ma teen seda kõik tunde järgi. Kui ma hakkan kuulama, siis ma panen kõik juba üsnagi täpselt. Nii, kui multicam on tehtud. Nii. Tere, minu nimi on Aaro ja ma õpin Tallinna Polütehnikumis visuaalmeedia erialal. Ma arvan, et see kool valmistab end väga hästi ette. Praegu muudan natukene meelt, siin võib tegelikult väga järsku ka minna, et ma võtan selle feidi maha, et mulle ei meeldi, et tekst läheb tema peale. Ma arvan, et see kool valmistab end väga hästi. Ja nii töötab palju paremini. Nii. Siis järgmisena, kui kõik on tehtud, graafika peal, muusika all, katteplaanid peal, siis ma värvin ära. Teen lahti Lumetri Colori. Lisan ta siia niimoodi külje peale. Nii. Ja tundub, et see on loogis, sest kõik on väga hall, siis muud ei midagi. Saturation peale, siis väikene kontrast. Nii. Ja selle sama preseti võib kopeerida järgmiste katteplaanidele. Vaatame, kas see sama preset sobib ka teistele ka. Vaatame siia korra. Okei, sobib, siis ma selekteerin A-tähega, shortcut ja siis Ctrl-V kopeerin siia kõik korraga ja vaatan üle. Vist täitsa okei. Ja päris hästi tuli välja. Siin võib-olla mõni tume plaan on, selle ma teen käsitsi paika. Nii, selle ma võin kustutada ära. Ja nagu panite tähele, tegelikult mul on nii palju katteplaane, et sisuliselt justkui 1,5 korda rohkem, kui see ise intervjuu. See annab päris kõvasti mul mängimisruumi. Ja siin on selleks palju võimalust. No, siin on meeldivad inimesed, siin on piisavad vahendid selleks, et saaks korralikult õppida. Ja siin käimine on päris lihtne, nii et see on kõik, mis on vaja selleks. Nii, ja teie ülesandeks jääb siis kõik see lõpetada, et see oleks väga viisakas, kõik kaadrid oleksid õige heledusega, muusika õige helinivooga, intervjuu õige helinivooga ja eksportite selle MP4 ja saadate koos projekti failiga Teamsi ülesande alla.